No nii, järjekordselt siis õmblusmasina taga ja seekord siis valmib meil üks selline kott, mida on hea panna jalgratta külge ja see mahutab päris palju. Kohe vaatame, mis selle koti valmistamiseks vaja läheb. Kõigepealt, mina olen valinud sellise kollase kanga. Aga see võib olla must, sinine, punane, vastavalt sellele, mis teile meeldib. Ma ütleksin, et see on selline õhem PVC kangas. Võib-olla ta isegi natukene hülgab vett. Tema suurus on 25 × 40 centimeetrit. Siis on mul siia nii-öelda sisemise poole jaoks võetud siis üks PVC kangas, musta värvi. Selle suurus on 23 × 38 centimeetrit. Lisaks on mul siin 2 kollast rihmapaela ja läheb käiku üks must rihmapael, lukk, lukukelk, 6 mm tavaline meetri lukk ja siis on 6 sellist pisikest aagikest saab veel tulla 1 sentimeetri laiusest siis rihmapaelast. Siis on mul juba valmis õmmeldud 2 ümmargust otsa. Ja lisaks läheb selle koti külge siis 2 mm kumm kogupikkusega siis 80 mm. Kõik rihmapaelad on 25 cm pikad. Selle luku tasku suurus tuleb siis 18 cm. See lukk vist on ise siuke 22-23 cm pikk. Aga mina siis hakkan vaikselt siit pihta. Kõigepealt siis ühendame nii pealmise kihi kui ka siis sisemise kihi omavahel. Ja selleks siis vaatan, et kangad oleks enam-vähem ühtlased ja õmblen siis serva pealt kinni. Kui ma nüüd olen ringiratast ära õmmelnud, siis esimene asi, mille me siia märgime, on luku asukoht. Ja see tuleb siis selliselt, et ta on, see ava tuleb 18 centimeetrit suur. Nii, õmblesin siia siis tasku suuruse valmis. Nüüd tuleb see pooleks murda, teha siia üks sisselõige ja lõigata need see nii-öelda lukutasku kahele poole laiali. Kui see on tehtud, siis tuleb võtta triikraud ja pressida need servad ära, sellepärast et me tahame siia luku sisse panna. Nii, nüüd tuleb võtta siit see serv. Meil on hea õmbluse järgi seda murda. Triikraud
ja kuna see tegemist on polüester materjaliga, siis ega ta väga palju seda kuuma saada ei tahagi. Ta jääb oma vormi hoidma ja sellest meile tegelikult täiesti piisab selleks, et me saaksime luku ette õmmelda. Mööda siis õmmeldud rada pidi otsad ka. Ja ongi täiesti lukupaigalduskõlblik avaus. Nii. Ennist ma panin siis lukule kelgu külge. Nüüd keerame selle aparaadi teistpidi siin. Paneme luku siia hakkama. Vaatame, et ta oleks piisavalt palju üle otsa, et me saaksime selle kinni õmmelda, kuid ta ei pea väga palju olema. Asetame ta siia selle augu keskele ja paneme ta siia umbusmasina alla ja hakkame vaikselt serva mööda minema. Nüüd on lukk üles, siit üleliidsed kõik niidid jätame ilusti ära. Lukk on küljes. Luku panime külge. Nüüd paneme teisele poole servast siis 4 cm kaugusele 2,5 cm laiuse rihmapaela. Mul on ta täpselt see kott nii suur, et kui nüüd keskelt 2,5 neid vahesid 4 cm kaupa mõõta, siis tekib siia 1, 2, 3, 6 vahet. Ja nüüd pole midagi muud, kui need märgendite kohtade pealt kinni õmmelda. Nii, ja alati võtame ära siis üleliigsed niidid, et need ei läheks meil koledalt siia rippuma. Nüüd luku poole pealt mõõdame siis rihmapaelale kauguse ja rihmapael peab olema siis sellest kanga servast 10 cm kaugusel. Nii, siia rihmapaelale siis märgime samuti poole pealt pooleks ja siis iga 4 cm tagant siis tuleb teda kinni lasta. Nüüd lisaks sellele kollasele rihmapaelale me paneme ka siia väikesed 1 cm laiused rihmapaela siis jupid. Need jupid on 5 cm pikad ja kui me nad pooleks murrame, siis on nad piisavalt pikad, et me saaksime siia alla need kinni õmmelda. Miks ma neid servi niimoodi tulemasinaga sulatan, on pigem ainult see selgitus, et nad hargnema ei hakkaks. Murrame pooleks ja
neid väikeseid rihmapaelasid tuleb siis panna üle ühe keskele ja 2 poole äärtesse ja vahepealsed siis tuleb lihtsalt kinni õmmelda. Nii, esimene rihmapael on küljes. Nüüd teine rihmapael tuleb siit kangaservast panna siis 25 sentimeetri kaugusele. Ja nüüd pole muud kui täpselt samasugune protseduur. Märgime siia iga 4 sentimeetri tagant märke endale ja õmbleme veel viimased 3 haasa siis siia külge. Nii, ja kui me oleme nüüd kõik need kinni saanud, siis otsime jälle üles need pikad otsad ja lõikame need kääridega ära. Mõlemad kollased rihmapaelad on täpselt samamoodi 2,5 sentimeetri laiused. Nüüd ei ole muud kui tagurpidi. Vaatame, et servad oleks tasa ja õmbleme selle koti kokku. Serva lõikame ära. Nii nagu ma juba ennist näitasin, on mul siis valmis õmmeldud ümmargused otsad, kuna see kott tuleb torujas. See keskmine must ring on 11 sentimeetrit, see on siis arvutuslikult arvutatud, et kui pikk on ringjoon ja kui palju siis ringi diameeter või raadius tuleb. Ja see suurem on siis arvutatud sellise õmblemisvaruga siia lõigatud välja. Ta läheb siia sisse ja pealt jäävad siis mõlemad kollased. Paneme otsad külge.
nii, nüüd on mõlemad osad küljes, aga seda kangast on natukene liiga palju, nii et seda saab siit ilusti vähemaks lõigata. Tekib selline ilus korrektne serv siia ja teise poole täpselt samamoodi. Ja kuna servad on kahekordselt üle õmmeldud, siis ei pea kartma seda, et nad hargnema. Keerame koti õiget pidi. Nii, ennist me õmblesime ühed väiksed aasakesed siia. Nüüd on aeg panna siia külge ka kumm. Nii. Ja peaaegu on selle kotiga nüüd kõik. Lisaks siis siit sellest mustast rihmapaelast tuleks läbi ajada siis sellised rihmad, mis on krõpsuga. Ja siis sellega on võimalik jalgratta raami külge see kott kinnitada. Kas siis ette leistangile kahele poole seda keskmist osa või siis toru külge. Kuna see kott on piisavalt mahukas, siis on võimalik siit sellega isegi kaasa võtta joogipudel, varuriided, akupank näiteks. Või panna siia veel midagi, kas mingit toidupoolist või midagi sellist. Selline ta sai.